Kui oled olnud sotsiaalmeedias, siis võisid näha, et Culture Clubi staar Boy George andis välja tehisintellekti loodud laulu, mis toetab Iisraeli ja kannab nime We Will Dance Again. Aga kui sa vaatasid eelmise nädala saadet Jewish World Weekly, siis võisid ka näha, kuidas I24 Newsi korrespondent Joe Brown rääkis probleemidest, mis tal selle lauluga olid, selle teostusest ja sellest, millise mulje on see tema arvates Iisraelist maailmale jätnud. Aga mitte kõik ei nõustu Joe Browniga. Tegelikult paljud inimesed ei nõustu ja nad ei olnud rahul. Ja üks neist inimestest on David Draiman, raske metallibändi Disturbed solist, kes liitub meiega Herzliyast Iisraelist. Aitäh, et olete siin. Ja meil on stuudios ka Joe Brown ise. See on minu rõõm. Aitäh, et mind kutsusite. Muidugi. Ja Joe, alustame sinust, sest nende jaoks, kes seda ei näinud, selgita, miks sa tundsid nii, nagu tundsid ja miks sa arvad, et see pani inimesi nii ärrituma? Esiteks soovitaksin kõigil, kes seda praegu vaatavad, kas lugeda artiklit, mille ma selle kohta kirjutasin, või vaadata lõiku, mille salvestasin saatele Jewish World Weekly. Kui soovite seda näha minu äsja loodud Instagrami kontol, siis seal on. Väike reklaam teie jaoks ekraani all servas. Kuula, ma sain selle eest palju negatiivset tagasisidet. Paljud inimesed ütlevad, et ma olen juudi rahva vastu, et ma levitan pro-Hamasi narratiive, mis, kui sa mind tunned, on tõest väga kaugel. Ma olen juut. Mul on Iisraeli kodakondsus. Kodakondsus. Sa tuudad saadet Jewish World Weekly. Täpselt. Aga mis kõige tähtsam, mulle läheb korda see, millise kuvandi Iisrael maailmas endast loob. Ja see on viimastel aastatel olnud vaidlusalune teema. Inimesed on märganud, et Iisrael kaotab avaliku arvamuse sõja. Ja sellel on palju põhjuseid. Aga üks probleemidest on see, et sõnumid ei ole suunatud nendele inimestele, kellele need peaksid olema. Ehk siis inimestele, keda see konflikt eriti ei huvita, või neile, kes võivad olla isegi Iisraeli vastu, et proovida neid enda poole võita. Paljud sõnumid on suunatud otse neile, kes on juba nende poolel, ehk jutlustatakse juba veendunutele. Ja see oligi see, mida ma tahtsin öelda selle Boy George'i tehisintellekti lauluga. Sellel on mitu probleemi, mida peab vaatama väljaspoolt. Keegi, kes seda kõrvalt vaatab, mõtleb, kas see aitaks neil meie poolele tulla. Esimene asi, mida ma mainisin, ja see oli pigem vastuväitleja rolli võtmine. Ma märkisin, et Boy George'il on kriminaalne taust. Tal on üsna kirju minevik. Oli üks juhtum, kus ta aheldas eskorti radiaatori külge ja peksis teda. Aga nagu ma paar päeva tagasi siin stuudios sulle teisel teemal ütlesin, usun ma, et igal patusel on tulevik ja igal pühakul on minevik. Ta on sellest edasi liikunud, ta on selle eest vabandanud. Ja ma ei arva, et seda peaks tema vastu kasutama, kuid paljud inimesed ei nõustu sellega. See on midagi, millele tuleb laiema avalikkuse puhul mõelda. Minu probleem selle lauluga on see, et kõigepealt see on luhakalt kirjutatud, tehisintellekti poolt genereeritud jamps. See räägib väga tõsistest asjadest. See puudutab 7. oktoobrit. Selle katkendliku rege tausta saatel Boy George ei kirjutanud seda. Ta sisestas mõned juhised tehisintellekti süsteemi ja see ongi selle tulemus. Näiteks Bob Villanil oli laul Neighborhood Bully Iisraeli sõdadest. Sellest oli aru saada, et see oli talle väga oluline, et ta tõesti hoolis sellest teemast. Täpselt. Selles oli ja see oligi. Just. See ongi selle probleem. Kui keegi vaatab seda, et teda tegelikult ei huvita see konflikt, nad võivad seda vaadata ja mõelda, et see on piinlik. See on tehisintellekti rege, mis räägib Iisraeli naiste vägistamisest. See ei tooks inimesi meie poole. Ja see ongi minu arvates selle peamine probleem. Mul on Boy George'i vastu palju austust. Ta pole seda teinud ainult viimastel aastatel. Ta on siin esinenud, nägin teda, kui ta oli oma hiilge ajal. Oma Twitteris. Ta on umbes 16 aastat Iisraeli kohta positiivselt postitanud. Ma austan teda selle eest, et ta julgeb oma arvamust avalikult välja öelda. Aga just siin peavad Iisraeli toetajad kriitiliselt mõtlema, millise mulje see Iisraelist laiemale maailmale jätab. Ja see näiteks, see ei jäta head muljet. See on halb PR ja minu arvates teeb see rohkem kahju kui kasu. Hästi. David, ma tean, et sa oled hoolikalt kuulanud. Ma tahaksin väga kuulda sinu arvamust selle kohta. Ja nüüd, kui sa oled kuulnud ka Joe vaatenurka, mida sina arvad? Ma arvan, et Joe on snuub. Ma arvan, et ta on muusika snoob. Ma arvan, et ta ei tea muusika komponeerimisest mitte midagi. Ma ei usu, et ta on kunagi elus ühtegi laulu kirjutanud. Ja ma ei arva, et ta on päder seda laulu niimoodi kritiseerima, nagu ta teeb. Olgem nüüd üksteisega ausad, nagu me heebrea keeles ütleme, altan veree in malitvakeah, eks? Maitse ja lõhna üle ei vaielda ja kõigil on õigus oma arvamused. Me elame maailmas, mis on täis kinnisidelisi, sundmõttelisi arvamusi ja seisukohti. Vabandage mu väljendust. On nagu ninad.
ja kui sa tead, kui Joe üritab olla üks neist, siis tal õnnestub see. Ma ei tea, mida sulle öelda. Ta ei ole. Ta ei ole, ma arvan. Kas või mitte? Ta ei ole, ma saan küll, jah. Las ma otsin. Mida ma ütlen? Ma andsin sulle küllalt aega rääkida. Nüüd on minu kord rääkida. Nii et nüüd sa kuulad. Ja, nüüd. Kui sa arvad, et mõni meelelahutusmaailma artist on täiesti patuvaba, on täiesti laitmatu, kellel pole kahtlast minevikku ega tee veidrat jama, ei tegele hullumeelsete lavataguste tembutamistega, ei käi järelpidudel ega tee kõige pöörasemaid asju, mida sa üldse ette kujutada oskad. Asju, mida sa ei suudakski uskuda. Okei, jätkab. Ja ma ei hakka nimesid nimetama, sest see pole minu stiil. Ja see pole väärikas. Ja see oleks piilik teha, olgu. Aga mida sa ei mõista, on see, et inimesed, keda sa püüad kirjeldada, kes on selle küsimuse teisel poolel, kui sa arvad, et laul Boy George'ilt, minut või kelleltki teiselt kogu neetud maailmas muudab midagi, et me suudame nad enda poole võita. Mul on sulle üks muinasjutt maha müüa. Mul on sulle terve maailma täis muinasjutte maha müüa. Sul pole õrna aimugi, millest sa räägid. Pole mingit lootust neid inimesi enda poole võita, sest nad on oma poole suhtes religioossed. Nad on selle poolega ajupestud, nad on selle poolega indoktrineeritud. Me tahame proovida jõuda nende inimesteni, kes on keskel. Me tahame proovida jõuda nende inimesteni, keda on veel võimalik mõjutada. Aga mis kõige tähtsam, sina tahad seda. Me tahame proovida tugevdada kõiki oma juudi kaaslasi seal ja inimesi, kellest pole enam vähimatki lootuse kübet. Sest kellelgi pole selgroogu kogu juutide maailmas. Meelelahutuses, et minna ja teha seda, mida Boy George just tegi. Nüüd võite seda teisintellekti kasutamise pärast kõvasti kritiseerida. Võid öelda, et see on halvasti kirjutatud laul. Tead midagi, mees? Ma olen kirjutanud palju laule. Paljud neist on olnud esikoha hitid. Ma tean, mis on hoog. Olgu. Ja sellel laulul on väga tugev hoog. Mind ei huvita, kuidas see kirjutati. Sellel pole vahet. Ja kui sa arvad, et enamik laule, mis on Bandcampis, samal platvormil, kuhu sa selle üles panid, pole mingisugust teisintellekti abi kasutanud, või et see, et algorit seda ei tabanud, tähendab, et neid pole olemas, siis see pole tõsi. See on kogu platvormil laiali. See on täielik jama, iga viimane kui osa sellest. Need vihkajad tulid ja tunglesid saidile ning ründasid seda laulu selle teema pärast, sest ta kaitses juudi rahvast, sest ta oli Iisraeli poolt. Kas sulle see laul meeldib või mitte? See ei oma mingit tähtsust. Sul on õigus oma arvamusele selle kohta. Aga minna, avaldada oma suvepärast arvamust praeguses olukorras on täiesti vastutustundetu. See tõesti on nii. Ja siis inimesed imestavad, miks teised artistid ei taha meie eest seista. Miks nad ei taha meid aidata? Me oleme ise enda halvimad vaenlased. Ja Joe, sina aitad sellele kaasa. Olgu. Juudi rahval on kohutav komme, halb harjumus, halvasti kohelda inimesi, kes meid aitavad, olgu see siis see või Robert Crafti video Super Bowli ajal. Kõigil neil inimestel on head kavatsused. Ja tead mis? Robert Crafti video Super Bowli ajal ei olnud suunatud teistele juutidele. See oli suunatud mitte juutidele. See püüdis inimesi meie poolele tuua. Ja kes läksid ja hakkasid selle üle kurtma? Juudid, sest see ei näidanud piisavalt tugevust. Sest see ei tundunud piisavalt võimas. Selle laulu üle hakkame nüüd kurtma, sest Boy George'il on veidi kahtlane minevik. Meil veidil on kahtlane minevik. See on täielik jama. See on mõttetus. Sa sülitad näkku kellelegi, kes üritab olla julge ja meid aidata. Ning teeb seda lauluga, mis mul endalgi peast välja ei lähe. Ma olen seda terve viimase nädala laulnud. Ma laulan seda duši all. Ma olen oma kihlatu täiesti hulluks ajanud, lauldes kogu seda neetud laul. Noh, sa ei pea Bully Jonesi kellelegi teisele laulma, et teda ärritada. Ma lihtsalt naljatan. Usu mind, ära tee seda. Mul on selleks palju muid riise. Olgu, Joe, oota korraks. Mine. Jah, jätka, Joe. See ongi see asi. David, sul on 100% Meie küll teeme seda ja ma võin selle eest Ja käsi mina südamel saan kinnitada. Joe, sest ta on saate Ma saan produtsent, sellest aru. Kuula, ma saan aru. David, Me ei saa David. alati olla ohvrid, seda ma ütlengi. Me ei saa enda alati ohvritena kujutada. Me peame ka ise vahel vastutust võtma. Jätka. Ja see ongi see asi. David, kuula. Ma lasin sul rääkida. Sa pahandasid minuga, et ma ei lasknud sul rääkida. Nüüd palun, kas ma võin rääkida ja sina kuula? Aitäh. Palun, räägi. Kuula, sul on 100% õigus. Sa oled väga-väga andekas laulukirjutaja ja muusik, nagu ka Boy George. Mul ei ole muusikalist annet, aga minu mõte on see, et ma oleksin võinud selle loo teha.
Sest kõik, mida sa pead tegema, on minna veebilehele ja panna sinna paar märksõna. Ja sa saadki selle. See ei näita seda südant ja emotsiooni, mida nii tõsise teema jaoks vaja on. Ja peamine põhjus, miks just see laul mind eriti häirib. Ja ma mainisin seda varem, mul on sõnad ees. Sa ei maininud kordagi 7. oktoobrit ega noori tüdrukuid, keda puude najal vägistati ja kes julmalt mõrvati tantsimise pärast. Ma ei hakka seda laulma, sest ma ei ole reggae-artist. Ma ei hakka seda tegema selles diktsioonis, nagu AI-versioon Boy George'ist üritas teha. Aga kui ma kuulan midagi sellist, siis see tekitab minust tugevaid tundeid. Sa ajad mind vihaseks laulukirjutaja peale, et ta selle sinna pani. Ja nagu ma olen öelnud, mul on Boy George'i vastu palju austust. Ma arvan, et ta on olnud väga muljetavaldav. Ta on olnud üks tugevamaid Iisraeli liitlasi. Eriti ajal, mil paljud inimesed kardavad käe tõsta ja öelda, kuulge, ma toetan Iisraeli ja ma toetan juute, aga on põhjus, miks inimesi pole nii palju. See on sellepärast, et kui kultuuritähed tahavad end Iisraeliga siduda, mõtlevad nad, keda Iisrael on valmis esile tõstma. Näiteks see. Ma olen selle kohta juba oma arvamuse öelnud. Kevin Spacey, talle laotati punane vaip, kui ta tuli Iisraeli, see oli detsembris 2024. Ta kohtus Knesseti spiikri Amir Ohanaga, Clavicular, kelle vastu on väga usaldusväärsed seksuaalse rünnaku süüdistused. Ja kõige halvemal juhul on ta mees, kes lööb haamriga oma põske. Teda võeti Iisraelis soojalt vastu, sest inimesed tahavad lihtsalt kinni hoida igast väikesest kultuurilise tähtsuse ilmingust, mille nimel keegi on valmis meie eest riskima. Ja kuulake. Ma arvan küll, et meil peaks olema avatud kogukond, aga ma arvan ka, et me peaksime sellele kriitiliselt lähenema. Sa ütled, et on inimesi, keda see laul ei veena. Ma ei nõustu sellega. See on üks peamisi Haspara kampaaniate rahastamise allikaid. See on pehme jõud. Sellepärast õnnestus meil saada Madonnat Eurovisioonile 2019. aastal, samal ajal kui Iisrael korraldas suuri spordiüritusi enne 7. oktoobrit. See ongi põhjus, miks inimesed meie poolele tulevad. Inimesed kuulavad kuulsusi. Sa võid arvata, et see on rumal, aga see ongi tegelikkus. Ja on põhjus, miks nii vähesed kuulsused on Iisraeli vastu sõna võtnud. Isegi Boy George. Jah, ta kaotas oma rolli West Endi Jesus Christ Superstaris. Ja mul on sellest väga kahju, aga ta on seda isegi ise öelnud. Ta ei tunne, et teda oleks selle pärast ühistatud. Ta ütleb, et on saanud palju rohkem Instagrami jälgijaid. Ma arvan, et ta ütles, et umbes 500 000 Instagrami jälgijat on ta selle tõttu saanud. Juudi kogukonna toetamise eest. Ja igal juhul arvan ma, et me peaksime toetama neid inimesi, kui nad on piisavalt mõistlikud inimesed. Nagu ma ütlesin, Boy George'i juhtum minevikus ei lähe mulle eriti korda. See on tema minevik. Aga me peaksime kriitiliselt mõtlema, mis on selle laulu, selle Champsi eesmärk. Ja olgu, võib-olla olen ma muusikasnopp, aga kui arvata, et tehisintellekti poolt genereeritud jamps on halb, teeb minust muusikasnobi, siis pange ning kinni, visake võikmed minema ja müüge mulle nii palju sildu, kui soovita. See on minu arvamus ja sellepärast mul ongi see kanal. Jah, anna minna. Jah, muidugi, tee ära. Tee ära. Tee ära. Okei, mängime korraks kuradi advokaati, eks. Ja oletame, et sinu peamine probleem sellega ongi see, mida sa ütled. See, et see on tehisintellekti poolt genereeritud jamps, mille ta lihtsalt sisestas, tead küll, mingisse AI-süsteemi ja see tegi töö tema eest ära. Minu arusaamist mööda on sõnad tema enda kirjutatud ja meloodia samuti. Nii kogu ülejäänud instrumentatsioon on see, mis tema eest valmis tehti. Nii ta ise väidati. Ma ei hakka nende väidete vastu vaidlema, ma ei hakka kedagi süüdistama ega näpuga näitama, seda ütleb muusik ise. Meelelamutusmaailmas on palju artiste, kes esitavad laule, mida nad ise pole kirjutanud. See on tavaline praktika. Okei, on laule, mille on kirjutanud laulukirjutajad, produtsendid. Tead, inimestel oli suuri probleeme ka sellega, kui mindi 2 tolli lindilt üle Pro Toolsiga salvestamisele. Neil oli väga suuri raskusi sellega, kui mindi, tead, näiteks süntesaatorite analoogseadmete pealt, mida varem kasutati kogu asja ülesehitamisele Pro Toolsi süsteemis, arvutis, mida iga EDM muusik kasutab ja iga, tead, tavaline muusik tänapäeval kasutab stuudios. Uute tehnoloogiate suhtes on alati ettevaatlikkust.
Fakt, et selle muusikapala ei kirjutanud kunstnik ise, on täiesti ebaoluline. See on midagi, mida on tehtud ja tehakse massiliselt juba aastakümneid. See on ikkagi inimlik. Alates muusikakoidikust, tead, seal on inimlik panus, tema sõnad ja tema meloodia. Ja sa isegi, kui tead, kas seal oli inimlikku panust või mitte. Kui laul ei ole sinu oma, siis ei ole see sinu oma. Kui see on suurepärane, siis on see suurepärane. Kas see tehti kunstlikult või tegi selle päris inimene? Kuula, keegi ei ole suurem vanamoodsal viisil laulude tegemise pooldaja kui mina. Ma mõtlen, see on tõesti nii. Aga ma ei hakka midagi maha tegema lihtsalt sellepärast, et see loodi teistmoodi, kui see kõlab suurepäraselt. Ma arvan, et see on snooblus. Nagu ma ütlesin, tead, mina olen inimene, kes ostab hinnata head meloodiat. Ma olen keegi, kes ostab hinnata tuge. Ja olles täiesti aus sinuga, Joe, ma olen sinuga nõus ja see on üks kriitikatest, mida ma olen esitanud ka oma enda organisatsioonile, mille liige ma olen, Creative Community for Peace, on see, et me oleme natuke liiga meeleheitlikud tunnustuse järele. Me oleme natuke liiga meeleheitlikud, et keegi tuleks ja toetaks meid. Me oleme nagu see, tead küll, see meeleheitel tüdruk tantsupeol, kes istub pingil ja ootab, et keegi kutsuks teda tantsima. Jah, ma olen sinuga nõus. Ja minu jaoks on see kõige nii-öelda piinlikum asi, millest me võiksime rääkida. Olla meeleheitem, näida meeleheitel. Inimeste heaks tiitmine ja koostöö nendega, kellel on olnud juudi vastast, antisemiitlikku ja Iisraeli vastast täitumist. Ja kui nad teevad ühe Iisraeli-meelse teo, siis hakatakse neid kohe ülistama. Ma olen sinuga nõus. See näeb välja vastutustundetu. See näeb välja tobe. Tead, aga huvitav, et sa tõi välja klavikulaar. Ma ei ole selle mehe fänn. Mul pole aimugi, mis see Lux Maxing peaks olema või mis see ülejäänud jama on, mida ta üritab müüa. Ja see on okei. Tal on õigus oma numbrit teha. Tal on õigus oma asja ajada. Ja tal on kindlasti õigus sõnavabadusele. Ja see annab talle õiguse ka siis vihkamist levitada, kui ta seda tahab. See, millele peame alati ukse lahti hoidma ja kellele teeme alati avatud käe ulatama, on keegi, kes on valmis asju teistmoodi nägema. Keegi, kes on valmis muutuma. On keegi, kes on valmis võtma oma kogemuse ja muutma selle õpetlikuks hetkeks, et tegelikult teha tessuvat. Et tegelikult tagasi pöörduda, et tegelikult naasta normaalsuse rajale. Me peame jääma avatuks sellele. Ja kui me pidevalt sulgeme ukse kõigi ees, kellel on olnud arusaamatusi selle kohta, kes juudi rahvas on, mis oli Iisraeli riik, mis on meie eesmärk, mis meid juhib, mis meid liigutab, kuidas me armastame, kuidas me elame, kuidas me eksisteerime, kõik need asjad. Et ma arvan, et peab olema tasakaal. Nagu ma alguses ütlesin, oleme iseenda halvimad vaenlased. Me ei suuda mitte milleski kokku leppida. Ma nõustun, ma olen sellega nõus, see on tõsi. Me ei suuda ühegi suure idee nimel ühineda. Me süüdistame selles palju oma esivanemaid. Talmudis ei olnud keegi nõus, ma mõtlen, me olime, see oli nagu hingetu. Vabandust, aeg on otsas, meil saab aeg otsa. Aga Joe, kas sul on veel mõni viimane mõte? Lihtsalt üks viimane asi. See on väga huvitav vestlus. Veel kord, aitäh, et tulid ja nõustusid minuga sellest rääkima. Ma tõesti austan sind ja olen paljude sinu seisukohtadega nõus. Ja ma arvan, et tegelikult oleme paljudes asjades, mille eest seisame ja millesse usume ühel meelel. Joe, ma ei tulnud siia sind ründama. Ei, ma tulin siia, et teada saada. Ma tulin siia, et kaitsta Boy George'i. Ei, ja kuula. Ja ma tulin siia kaitsma kas või seda mõtet olla piisavalt vapper, et end puhastada. Kuidas sa seda ka ei teeks? Ei. Ja ma austan seda. Ja ma olin oma kirjutises ja aruandes väga selge, et ma ütlesin seda. Lihtsalt üks viimane asi, sest ma ei saa ajapuuduse tõttu kõike käsitleda, millest me seni rääkinud oleme. Lihtsalt see viimane asi, mida sa ütlesid klavikulaari kohta. See on inimene, kelle vastu on esitatud usaldusväärseid süüdistusi seksuaalses kallaletungis. See ongi minu mõte. Peab olema mingi piir, kus me ütleme, et okei, sa ei saa alati kõigile abikätt ulatada. Me peame selle üle mõtlema. Minu probleem on... See tähendab, et me ei toetanud see, nagu Jeffrey puhul. Kui sa kirjutasid laulu, mis toetab Iisraeli... Võib-olla vaimude lauaga. Lihtsalt natuke teistsugune. Kuule, nagu ma ütlesin, ma ei ole selle tüübi fänn, aga me peame suutma, kui inimestel on meist vale mulje ja mis iganes põhjusel. Nad on valmis saama uue mulje, nad on valmis uuesti vaatama ja neil on võime mõjutada masse.
see on miski, mida peame arvestama. Aga see ongi selle loo probleem. see ei mõjuta masse, see pöörab massid meie vastu. See oligi mu loo mõte. Ma olen täiesti teisel arvamusel. Ma arvan, et hea laul on hea laul. Ja ma usun, et enamik inimesi haarab sellest kinni just sellepärast. Ja siis jõuab sõnum nendeni hiie. Mehed, kes keskenduvad ainult sõnumile, on niikuinii mehed, kes meid juba algusest peale vihkavad. Vaata, sa võid kirjutada laulu täiesti mitte millestki, kasutades täiesti mõttetuid sõnu ja sellest võib ikkagi saada hit. Neid on palju. Kõik, kellel on julgus teha kunstiliselt seda, mida nende hing neid sunnib tegema ja neile, kellel on julgus seista juudi rahva kõrval, 100 000 tänu veel. Wow. Noh, sellega seoses aitäh sulle, David, see oli kindlasti väga huvitav ja Joe, aitäh, et sa võtsid sõna, jäid oma seisukohtade juurde ja selgitasid oma mõtteid. Ja ilmselgelt vaata meid, inimesed räägivad sellest. Me ei saa tavaliselt nii palju reaktsiooni. Igal nädalal saates Jewish World Weekly ja me mängime alati sama viisi. Ja see on hea, et see tekitab arutelu. Nii et aitäh teile mõlemale. Mina olen Miss Royal High. Aamen selle.